Olla või mitte olla? Olla. See on küsimus. Või mitte olla? Mis oleks üllam? Vaimust kultuuri suunas olla või mitte olla? Või tõstes relvad hädavere vastu? Sõbrad, võtame suuna kultuuri. Saara, kas sinus on kultuurilast? Muidugi on. Mulle väga meeldib kunst ja muusika ja näitlemine. Ja sellepärast sa tulid siia? Jaa, tulin. Sama siin, sama siin. Aga kas sul on huvi humanitaar- ja sotsiaalteaduste vastu? Vägagi. Kirglik nende vastu kohe. Aga seega, Saara, kas sina tahad näha maailmast üldist pilti? Muidugi tahan. Kes ei siis tahaks? Kes ei siis tahaks? Kas sulle on oluline oma koha leidmine muutuva kultuuriruumiga maailmas? On. Ja nagu me siin pildi pealt näha ka võime, vastlapäev, mis on iidsetet aegades siiamaani kestev, on siiamaani kestev just tänu meie suunale, kes meie oleme seda elus hoidnud. Aga mida me kultuuri suunas lisaks vastlapäeva elus hoidmisel teeme? Me tegeleme näiteks kultuuripärandi, vastlapäeva ja tänapäeva ühiskonna vaheliste seoste uurimise ja mõtestamisega. Olgugi, et vastlapäev kunagi võis olla külm ja ainus soojendus sinu kehal olid paar viiske, siis tänapäeval on meil selleks joped, aga vastlapäev ise on olemuselt alles. Lisaks kultuuri suunas on meil oluline roll projektide õppekäikudel ja lühipraktikatel, milles näiteks me õppisime, mida tehakse Setomaal, kuidas on säilinud setode kultuuripärand ning kuidas meie saame sellele kaasa aidata. Meil on siis suunapõhised kursused, milleks on psühholoogia. Psühholoogia kursus on siis 11. klassis, draamakursus on 10. arheoloogia on ka 10. Müüt ja kirjandus tuleb 12. klassis ja kirjandusühiskond on 11. klassis. Lisaks õpime kultuurisõna suunapõhistel kursustel maailma usundeid 10. klass või vastavalt lennule, filosoofia 11. klass, 20. sajandi kultuurilugu 11. klass, globaliseeruv maailm 12. klass ning projektikursus 12. klass. Suunatutvustuskursus. Saara, kas sina mäletad suunatutvustuskursust? Muidugi ma mäletan. See oli väga huvitav ja saime uusi asju teha, käia uutes kohtades, instituutides, uurida erinevaid kultuurivaldkondade õppimisvõimalusi. Nagu näiteks mis? No näiteks me käisime arheoloogidel külas siis ülikoolis. Seal saime tutvuda kontidega saime tutvuda ja näiteks antropoloogide juures me küsitlesime teineteise klassikaaslaste käest, millal oli nende sünnipäev ja nendega seotud traditsioonid. Lisaks linna peal käimisele me vaatasime seal ka inimesi ning kui me olime sellega hakkama saanud, järgmine kultuurisuuna tutvustav kursus, me käisime kirjandusmuuseumis, kus neil oli keldris arhiiv. Samuti me külastasime Viljandi Kultuuriakadeemiat, kus me saime tutvuda muusikaosakonna õppetööga, saime näitlemist natuke uurida ja käisime seal majade peal ringi, saime teha füüsilise liikumise töötuba, see oli vist lavaline liikumine ja saime seal lõbusalt aega veeta. Mis töötubades sinule kõige rohkem meeldis? Mulle kusjuures täitsa meeldis Viljandis see liikumise töötuba, see oli siuke väga omamoodi. Seda ma ei olnud varem sellist asja teinud ja see ei olnud selline tavaline füüsiline treening, see oli ka eneseväljendamine. Ja ma mäletan, sa pidi palju mõtlema, kuidas mida teha ja see oli ka ajule treening. Nende piltide peal te näete 10. klassi lõpus toimuvat kultuuripraktikat, mis toimub Setomaal. Me külastasime seal Seto kultuuriasutusi ning õppisime, mida tähendab selle kultuuri hoidmine meie ühiskonnale ja meie ajaloo edasisele säilimisele. Kui teil veab, siis te saate ennast sama hästi ja ilusasti riidesse panna, nagu see noor neid siin. Mitte tema, vaid tema. Lisaks sellele põnevale, mis me juba teinud oleme, me külastame ka teatrietendusi, käime kontserditel ja käime muuseumites, osaleme mälumängudes, teeme ise ka mälumänge ja samuti, kuna me oleme kultuurisuund, siis puudu ei jää esinemised. Mina arvasin enne kultuurisuuna astumist, et muud põnevat kirjutatakse muud põnevat, aga näete, tulin kultuurisuunda ja kirjutasin õigesti. Emakeele nädala raames seda ma õppisin. Meie koolis siis üks eesti keelt ja kultuuri väärtustav üritus on emakeele nädal, millest on siin ka mõned pildid. Ning iga sügisel toimub, kui olukord seda lubab, teadlaste öökohvik, mida korraldab kultuuriklass. Seal
need on alati olnud erinevate teemadega, millest on läbivad motiivid, kultuur ja teadus. Need on kokku pandud üheks sümbioosiks. Sellega on meie esitlus läbi, aga proovime nüüd ise midagi praktiliselt teha ja lähme osaleme ühes toredas töötoas. Kas sa tead, mis on kaheksakand? Ei tea, kas sa ütleksid mulle? Kaheksakand on Eesti mütoloogias esinev väga oluline kaitsesümbol. Ning meie mäng nüüd koosnebki sellest, mitte kaheksakannast, peame kokku panema kaheksakanna. Ning meile tuli appi selleks Laura. Laura, kas sa tead, me paneme selle kaheksakanna kokku niimoodi, et seal on murdekeelsed sõnad ja me peame mõtlema, mõistatama, mida need tähendavad. Mis sõna sa vaatad praegu? Kanapüks. Mis see võiks sinu meelest olla? Ma arvan, see võiks olla mingi taim äkki. Ma arvan, see võiks olla mingi taim. Aga Saara tead, Laura pani kanapüksi täiesti õigesti. Kanapüks on taim. No Laura on meil siuke nutikas tüdruk. Kanapüks lisaks tähendab ka karikakart. Kas sina tead seda, et kanapüks on karikakar? Mina ei saanud kunagi aru, miks need karikakrid kannavad, aga see on kanapüksid. Igatahes, kas sa näed, mis Laural järgmisena käes on? Ta vist vaatab sõir. Mis see sõir võiks tähendada? Kas sa tead? Mina ei tea, kas sina tead, mis sõir on? Minu arust see on mingi toit. Täitsa õigesti paneb. Ja ongi toit. Sõna sõir tähendab kohupiimajuustu. Seda mu vanaema on rääkinud, jah. Mulle väga ei maitse sõir. Prunts. Sihukest asja ei ole küll varem. Ma ka ei tea, mis see võiks tähendada, eks ma vaatan. Sõna prunts tähendab, see on riidese ja see tähendab seelikut. Okay. Kultuurisõnas võivad ka poisid käia pruntsid jalas. Kus me tuleme ja kus me oleme? Me oleme kultuurisuunas. Kuid miks me siin oleme? Saara, miks me siin oleme? Mina arvan, et kui sa tahad teada, mis oli minevikus ja mida toob tulevik, siis kultuurisuund on selleks õige koht. Ja mina arvan, et need, kes enda kohta veel nii palju ei tea, kui nad tahavad teada, siis nendel oleks ka õige mõte tulla kultuurisuunda, kus nad enda kohta saavad teada asju, mida nad uneski oleks osanud näha. Kui sina tunned, et sa oled kultuurilaps, siis me ootame sind väga oma perre. Kohtume peagi.